Väga hästi töötav äriidee on nagu gurmee, hõrk ja õhuline. Nädal enne ajujahi lõppvaatust said finalistid õhtusöögilauas kokku, kuulasid mentorite soovitusi ja andsid meile ülevaate, millises seisus nende äriidee enne finaali on. Oluline on vist teha toodet paremaks, et meie jaoks see finaal pole mitte eesmärk oma, et mitte kohale jõudmine, vaid on pigem selline üks joogivõtupunkt. Et ma arvan, et nii enne kui peale finaali me teeme toodet paremaks ja kindlamaks ja viraalsemaks. Mis on kõige parem nõuanne, mida te olete saanud kõrvalseisjatelt? Kindlasti kõige parem tagasiside täna on ikkagi klientidelt, kes reaalselt kasutavad. On tulnud, on kasutanud ja siis kas siis on rõõmsad, mõni asi ei tee rõõmsaks, annavad meile tagasisidet, sest olles ise nagu asjas sees nii igapäevaselt, ei näe tihti, mis on need nii valukohad kui ka rõõmukohad. Mis on võistkonnale korsid enne finaali praegu? Kõige tähtsam küsimus. Kõige tähtsam küsimus praegu meie jaoks on tootearendus. Seepärast, et uuringute käigus meil on välja tulnud sellised asjad, et toode kõik mõjub enesetundele, kõik on väga hea, aga toote kvaliteet jätab hetkel natuke soovida. Kõige nutikam nõuanne, mis meil antud on see, et me laieneksime spordivaldkonda, kuna sportlastel on kõige rohkem selliseid ühetüüpilisemaid vigastusi ja mida saaks nagu standardmudelina parandada. Kohalikud mehed võistkonnast Laika Lokal. Mis on praegu enne finaali teie jaoks kõige suurem väljakutse või olulisem küsimus? Kõige suurem väljakutse või mis me peaks veel tegema on ilmselt lõplikult panema paika oma sihtturu ja sihtrühmad, kellele meie leht on suunatud. Et seda on paljud meil öelnud, et me võib-olla mõtleme natukene liiga laialt sihtturude osas. Ja mis on kõige parem nõu, mida kõrvalseisjad on teile andnud? Ikka on julgustatud, et mõelge suurelt, et väikest suurt asja, mõlemad keeruline teha, et juba ta suurt asja. Mis on võistkonna Healthiest Mobi jaoks hetkel kõige tähtsam küsimus enne finaali? Tegelikult kõige olulisem moment on tööaeg, saaks seda rohkem, sellepärast, et me väga intensiivselt arendame oma ärimudeleid. Mis on kõige parem nõu, mida te olete kõrvalseisjatelt saanud? Mis soovitusi on antud teile? Seda on juhtunud paar päeva tagasi. Oli suurepärane mentor Inglismaalt Andy Todd. Tema käes me saime suurepäraselt nõu just selle osas, kuidas välisturgudele saada. Mis soovitused andis? See oli terve suur tahvel joonistatud, et kuidas teha ja mida teha. Kirjutasite ümber kõik? Suures osas. Kõige olulisemaks küsimuseks, ma arvan, võib hetkel liigitada seda, kas Dolphin valmib finaaliks või mitte. Kas on lootust, et paat saab valmis? Lootus on suur, et alates tänasest on meil meeskond selle nimel laiendatud ja hetkel töökojas töö käib nüüd pärgääl. Kõrvalseisjad on tegelikult päris palju soovitusi jaganud ja ma arvan, et seni kõige rohkem rakendatud soovitus on see, et vähem tootearendust ja rohkem müüki ehk oska rohkem lennupileteid. Ja me oleme tegelikult käinud USAs, Prantsusmaal ja ka Türgis, et seda soovitust katsunud järgida. Kui suur huvi seal on? No seni on ainult positiivne tagasiside. Kuuem küsimus on see, et homme hommikul me lähme oma koostööpartneri juurde, kes peaks hakkama tootma reibaike. Ja siis me vaatame üle selle esimese tööstuse eelse prototüübi. Ning kui me saame selle homme hommikul ära kinnitatud, siis hakkab reibaike vabrikust tulema. Nagu Andres 100 laudu? Just, 100 tükki esialgu. No väga hea. Millist kõige paremat nõu te olete selle projekti tegemisel saanud väljast poolt kõrvalseisjatelt? On selline viimase aja kõige parem soovitus olnud see, et lõpetage leiutamine, hakake müüma. Et teil on kihvt ratas, teil on palju ideesid, ärge minge nende ideedega, ärge kinni sellesse leiutamisse. Vaid minge rahva juurde, hakake müüma, müüge Eestis, müüge mujal, lennake kuhugi, müüge seal ka. No hetkel me tegeleme sellega, et saada võimalikult hea kasutajakeskkond, ehk siis seda teekonda lühendada meie toidukotini. Ehk siis tuleb välja toidukott.ee uus selline lihtne veebisait. Kõige parem nõu on meie kõrvalseisjatelt, kes on olnud meie kliendid ja meie fännid Facebookis, kes soovitasid meil hakata pakkuma sellist teenust nagu grillkott. Grillkott? Jah, just nimelt. Ja see nimekiri on juba koos? Nimekiri on koos.
meie kõige pakilisem, mis kõige rohkem tööd praegu võtab, on see, et ikka finaaliks jõuda Grillcube'iga Eesti poodidesse. Ja teine eesmärk on saada tagasisidet välisturgudelt, et ikka sealsed jaeketid on ka sellest huvitatud ja hetkel on juba esimesed kontaktid loodud ja loodame ka lähiajal esimese ekspordi teha. Kas see tähendab, et teil tegelikult tootmine juba käib? Sellel nädal paneme selle käima ja siis toodame valmis Eesti poeketidesse. Mis on kõige levinum nõuanne, mida te olete kõrvalseisjatelt saanud? Meil on öeldud, et just saime oma mentoriga kokku, tema ütles, et võtke rahulikult, step by step, aga samas ikkagi siin mitu suurt blogi kirjutas Grillcube'ist ja juba on päringuid tulnud Austraaliast, Iisraelist, USA-st. Et ühelt poolt tahaks kiiresti kasvada ja paljudele välisturgudele jõuda, aga tootmisettevõttes, see on õige nõuanne, et ei käi need asjad võib-olla alati nii kiiresti.